Hello sõbrad. Ma võin öelda küll head uut aastat, igatahes on see minu selle aasta esimene video, kuigi kuupäev on juba mis iganes 15 või 16, midagi sellist. Kissu, mis kuupäev on täna? 19, 18, 15 peaks olema, reede, 15. jaanuar. Ja see köha, mis algas enne jõule, on selle nädalaga kõvasti hoogu juurde saanud, aga nädala lõpuks olen saanud ka diagnoosi kopsuklamüüdia, mitte klopsuklamüüdia, nagu ma tahan öelda, kopsuklamüüdia ja põletikunäit on ka päris kõrge. Nii et perearst kirjutas mulle antibiootikumid ja apteegist nende juurde loomulikult ka pandi probiootikumid ja Tareli oli hea sõber ja tõi need apteegist mulle välja, nii et ma olen juba eile ja täna saanud võtta ravimeid. Aga need on sellise pikema toimega ravimid. Alguses perearst tahtis mingid teisi kirjutada, aga siis selgus, et nendel on nende opioididega ei sobi kokku, mida ma igapäevaselt valuraviks kasutan. Aga see kõik selleks, ei ole tore haige olla. Ma püüan anda endast kõik, et see jama juba lõpeks, et saaks terveks, saaks tööle minna. Ja kui te ei taha küsida midagi nõmedat, siis palun, ärge küsige rohkem, et kust sa selle said. See ei olnud niimoodi, et ma läksin ja kusagil oli silt, et siit saab värsket klamüüdiat, kui tahad, tule võtta, palun. Ja siis ma läksin ligi ja võtsin endalegi ühe koormatäie. Ei olnud nii, ma tõesti ei tea, kus see tuli, kuigi see on piisknakkusega ja ilmselt ma ka ise olen nakkav, kui ma pikalt koos olen kellegagi või talle näkku sülitan. Kissu küll on saanud minu köha kõvasti näkku, aga tundub, et kassidele see mõju õnneks. Kõige hullem on see, et see röga on nagu siin kinni ja ma ei joo seda välja köhida. Alguses võtsingi igasuguseid rögalahtisteid ja asju, aga nendest ei olnud mitte mingit kasu. Käsimüügi. Aga miks ma täna hakkasin videot üldse tegema, on see, et saabus jaanuarikuu Look Fantasticu karp. Enne ütlen ära veel rõõmusõnumi, mis minu jaoks selles mõttes on oodatud, et sain ka oma PET-uuringu tulemuse. PET-uuring oli mul siis 5. jaanuaril, see on siis kõige parem uuring, mida rakendatakse luumetastaaside puhul, et näitab kõige paremat pilti. See on nukleaarmeditsiini uuring ja selles mõttes, et süstitakse sisse radioloogilist ainet ja siis peab ootama, kuni see mõjub ja siis tehakse nagu glükoosi ainevahetusega isotoopuuring. Ja tulemus on valdavalt osaline raviefekt, mis kõlab natukene hullemalt, kui asi tegelikult on, et ühes selgroolülis on metaboolne aktiivsus kergelt tõusnud. Enne oli, ma ei tea, kuidas seda mõõdetakse, et 11 ja nüüd on 12,7, aga teistes kolletes on, ütleme niimoodi, et sõraline magab. Uusi koldeid juurde ei ole tulnud, nii et selles mõttes on oodatud uudised, et see ravi tasus kannatamist ja nüüd pooleks aastaks on kindlasti rahulik, et tavaliselt poole aasta vahega mul need uuringud tehakse ja eks siis on näha, mis sealt tuleb. Jah, mul on jätkuvalt seljas Happy Holidays pusa, sest see on hea ja soe. Nii,
aga pärast väikest köhapausi nüüd siis detsembrikuu ilukarbi juurde, mis on käinud ära Stromi keskuse automaadis ja sealt ma ta lõpuks kätte sain. Et huvitav on see, et Look Fantastic ei edasta minu telefoninumbrit. Ma nüüd muutsin enda aadressi niimoodi, et mu telefoninumber on mu nime järel. Et siis ongi, et kuller on käinud mul ukse taga, ma olin tegelikult kodus. Ma esmaspäeval isegi osalesin Zoomi koosolekul, näitlejate liidu juhatuse koosolekul. Ja kui ma oleks teadnud, et mul on kuller ukse taga, ma oleks läinud ja selle paki ära toonud. Aga mul ei olnud nagu aimugi, et teada saadeti e-posti peale ja ma ei lugenud enda e-posti enne kui õhtul. Ja siis suunasin paki Stromi keskusesse. Aga teen siis karbijaht. Nii kena lilla. Nii paljudel on olnud need tutvustusvideod internetis üleval ja ma ei ole saanud neid üldse vaadata, sest ma tahan enda karpi enne vaadata. Ma olen ennast hoidnud kõikidest võimalustest teada saada, mis siin karbis võib olla. Nii et ma saan ta nüüd siis lahti teha täiesti nii, et ma ei tea, mis siin on. Ja räägitakse, et sellel kuul ei olevat seda vihikukest. Tundub, et nii ongi. Minu arust on see kleepeka kujundus natukene uus. Aga seda vist ei näe eriti. Nii, aga mis meil sõnum on? All that you are is enough. Muidugi. Kõik, mis sa oled, ongi piisav. Aga hea. Aga ma katsun siis siit võtta tooteid niimoodi, et ma ei vaata. Isegi ei mäleta enam, mis eelmise kuu nagu see sneak peek toode oli. Vist oli mingi silmakreem või midagi silmaga seoses. Nii, esimene toode, mis ma näen, on kätemask Starskin ja oma. Minu arust ka midagi sellist on meil enne olnud. 15 minutit hoida ja see on tore. Mulle meeldivad kätekreemid ja ka kätemask. Väga tore. Järgmine toode. SVR Laboratoor Dermatology. Igatahes on tegemist intensiivselt niisutava kreemiga, mis on tore. 40 milliliitrit. Apply to the face and neck morning and or evening. Excellent make-up base. Nii et ikkagi näokreem, just näokreemi jaoks 40 milliliitrit, täiesti piisav suurus. Ja vahelduseks tore, et ühte kreemi võib kasutada nii hommikul kui õhtul. Tahtsin näha, kas see on lahtine või kinnine. Lahtine. Aga ma kohe teda ikkagi kasutama ei hakka. Üpris siukse kreemise kreemilõhnaga. Ei oskagi midagi öelda. Normaalne. Nii, edasi on, see on nüüd tuttav kaubamärk Grow Gorgeous ja siin on tegemist siis overnight mask sära lisava üleöö hoitava maskiga. Tuleb siis kuivadesse juustesse masseerida ja üleöö lasta peas hoida. Ja järelikult hommikul ära pesta või loputada.
ikkagi vast pesta, jah. No ilmselt ma seda endale jätta 30 milliliitrit, sest minul ei ole sellega niipea midagi teha, ilusti fooliumiga kinni ka. Mul on küll üks sellesama firma juuste kasvamise seerum, kohe näite. Selline, selle ma olen ise ostnud Look Fantasticust ja tegelikult polegi ma seda ammu kasutanud. Mul olekski hea kasutada. Teate, mul on see mure, et mul juuksed nagu kasvavad küll, aga neis puudub pigment. Mul ongi halb aeg käes, nii halb kui kulupea korraga. Ühesõnaga, ma võtan seda pipeti sisse. Ja siis, ma ei tea, kuidas pikkade juustega inimesed seda kasutavad, aga minul on nagu väga hea mugav seda kasutada. Panen niimoodi mööda pead laiali. Ja sellise natuke nagu mingi meeste parfüümilõhnaga, et on selline õline, aga ma nühin ta siis nagu juuste sisse. Ma kasutasin seda ka eelmisel korral aasta tagasi, siis kui juuksed ei olnud üldse. Ja ma ei tea, kas see aitas nende kasvule kaasa. No igatahes nii palju veel juuksed ei ole, et saaks nagu tukka sättida. Samas mulle tundus, et siit täna juba natukene oli nagu kuidagi juba pikk. Aga läheme siis edasi. Vaatame, mis karbis veel on. Peaks olema ju vähemalt veel 2 asja. Just nii ongi 3 asja on veel. Nüüd kokku oli 6 asja järelikult. Ma võtan kõige väiksema. Ja see on silmakreem. Verso ekstra niisutav 7 milliliitrit ja silmakreemi on mul kogunenud juba päris palju. Niisutav silmakreem silma ümbrusjalale. Et ma isegi ei hakka seda praegu lahti koorkima, et vaadata, kas ta on fooliumiga kaetud või mitte. Tore. Siis võtan kõige suurem asja. Mis on, sponge, kässun. Väga ilusat värvi selline. Armasele roheline. Tore, ma küll praegu sellist asja ei kasuta. Ja mulle tundub, et ma võib-olla ei hakkagi jumestuskreemi enam kasutama. Ma andsin enda varuga Marianile ära, sest mul on üks CC-kreem, mis päris hästi katab ja mul ei ole sellist ka hirmsat punnilist nahka, mida peaks hirmsasti peitma või midagi siin väga toonima või möllama, mulle tundub. Aga ma ainult räägin, ma ei tee midagi. Ma ei tea, millal ma ükskord hakkan meiki tegema. Võiks juba ju. Ja viimane asi siin on, Sleeki Mätmi, vist huuletoode, aga ja huulekreem, aga nii imelikku pruuni värvi, et ma küll ei kujuta ennast ette seda kasutamas või et kes üldse nii tumedat värvi kasutab, nii tumedat pruuni huulevärvina, et ma hakkast isegi lahti võtma, ma ei tea, mis ma sellega teen, võib-olla kui basaarist keegi tellib midagi, võib-olla panen kaasa lihtsalt või ma ei tea. Ma tõesti ma ei kujuta ette, kuhu ma selliste pruunide huultega läheksin, nagu šokolaadi söönud ja siis oled jätnud nagu suu pesemata või veider. Ja siis, nagu ilupakkide videod mul ikka lõppevad, kasutan ma ka ju ära ikkagi selle toreda parukamaterjali, mis on saadetud. Seekord siis helelillad juuksed.
No nii, kuidas tundub? Minust eelmise korra kuldsed olid vist veidi efektsemad. Aga no tore seegi. Tume mulle sobib. Ikka vist rohkem, kuigi tegelikult ka see blondeeritud variant vahepeal, mis mul oli suvel, polnud väga viga. Igatahes olen ma nüüd enda karbiga lahti teinud ja võin rahulikult teiste videoid vaadata. Ja kui ma siit nüüd terveks saan ja liikuma saan, võib-olla saan näidata ka, milline tore ilm meil õues on ja jäädvustada seda, et järgmistel aastatel oleks hea vaadata. Aga siuksed lood täna. Aitäh, et vaatasite ja tšauka!